Nii, arvutimaailma podcast, osa juba 004. Täna me räägime Note 20 Ultrast, S21 Ultrast, Canoni R5C-st, mingist väga pikast objektiivist ja vaata kui tore, et Marko ka tuli. Mis seal ikka? Hakkame pihta. Esimene asi on minu nüüd väga pikaajaline Note 20 Ultra kasutus. Tagasihoidlikult ütlen, et tegemist on kõige parema Androidiga, mis kunagi tehtud on ja siiamaani kahtlen, et keegi seda suudab kunagi ületada, eriti arvestades fakti, et Note-seeriat enam ei ole. Kuidas Note 9 oli? Note 9 oli veel parem, sest et Note 9 oli lihtsalt absoluutselt suurepärane koostöökvaliteet ja suurepärane aku. Et 20 Ultral, ütleme, see koostöökvaliteet on grammivõrd madalam ja aku eluiga ei ole ka päris see, mis ta võiks olla. Aga ikkagi tegemist on suurepärase aparaadiga. Mis selle siis sinu jaoks nii suurepäraseks tegi? Ja muidugi on küsimus see, et miks sa seda enam ei kasuta? Jaa. Suurepäraseks ta teebki see, et Note on mulle alati meeldinud, sest ta on valmis. Et S on see, mis toob igast uued ägedad viled. Innovaator täpselt. Ja Note on siis see, kes selle päriselt tööle ka paneb. Et S-iga sa saad igasuguseid poolikuid lahendusi hästi palju ja 6 kuud tarkvara uuendusi oodata, et ta tööle hakkaks. Note'iga on sisuliselt esimesest päevast peale ikkagi, et ta on seade, mis on mõeldud töö tegemiseks. Äriklass, pliiats. See on just see, et sa, kui sul on vaja tööriista, mis töötab päevast üks ja igavesti, siis selleks oli Note. Täpselt. Aga ega kõik ei ole nagu nii super lilleline ka, et see sama asi, mis juba tegelikult meie esimeses Note 9 video ülevaates oli 2017 mainitud, et kogu tarkvara on topelt. See on siiamaani, ikka veel. Sa mõtled see bloatware probleem. Täpselt, et sul on ühel pool on Google'i tarkvara, ütleme su meililugeritest kuni milline iganes ja teisel pool on siis Samsungi oma, et siin puhul ka, et 4 aastat, 5 aastat varsti hiljem Samsung võta otsus vastu, kasuta üht või teist, sest et see on tavakasutaja jaoks on see täielik segadus, et mis kalendrit ma kasutama pean, mis meili ma kasutama pean. Mis messaging appi ma kasutan täiesti tavaliste SMS-ide jaoks, sul on Google Messenger ja siis sul on, või Google Messages ja siis sul on seal see Samsungi enda mingisugune. Ja samal ajal on see, et näiteks Google Messengeril on täiendavad funktsionaalsused sarnaselt nagu ütleme siin Apple'i, mis iganes sel tilulilul on. Ja see annabki sulle juba selle, et sa näed, kas keegi on vastanud ja kui sul teised kasutavad seda Google'i oma, siis sul on see olemas. Ehk siis tegelikult me jõuame sinna, et Androidi kasutajana sul on mõistlik kasutada seda Google'i oma, aga kuna Samsung forsseerib seda enda oma kasutust, siis tegelikult sa jääd päris paljudest funktsioonidest ilma, nii et kontrolli, millist sõnumi või SMS rakendust sa kasutad. Jah, täpselt. Et see on ju väga ikka veel segamini ja nii edasi. Ja seal on üks häda veel. Nii. Kuna on Galaxy Store ja sul on Androidis Play Store, siis tegelikult on see, et kõik rakendused ei ole sul Play Store'is, kõik rakendused ei ole sul seal Galaxy, Samsungi Store'is, mis tähendab seda, et sa tegelikult nagu lõppkasutajana sa ei saa, et suva, ma viskan selle välja, aga sul tuleb välja, et näiteks sul Samsungi fotogalerii rakendus ei uuene sul Google'i Play Store'iga või mingid siuksed anomaaliad. On, täpselt, et mingid asjad on sünkroonis, mingid asjad ei ole. Ühesõnaga, ta on hästi laiali ja meie oleme siuksed suht tekid. Meid huvitab see teema, me nikerdame, uurime, aga ütleme, et selle telefoni sihtrühm on ikkagi pigem töötegija kui keegi, kes tahab oma telefoni jubedalt näppida, et ta võtab selle, ta hakkab seda kasutama ja ausalt öeldes on päris suur peavalu talle alguses. Ja tänaseks on siis esimeses Note-seeriast möödas 11 aastat. Jep. Mis edasi? Ma tegelikult siin 2 kuud tagasi panin märkmetes lootuse, et loodetavasti Note'i ei kaotata ära, et ta jääb ikkagi alles, et teda ei panda mingisuguse teise seeriaga samma patta. Kahjuks läks ta sinna.
kuigi Note 20 Ultral oli ka tegelikult sükest natuke eksperimenteerivat asja, et näiteks sõrmehääl ja lugerid ekraani all. Nüüd, kus ma olen neid, ütleme, 2 aastat varsti kasutanud, ma ei saa öelda, et mulle nad meeldiksid. Ja nad ei meeldi mulle väga lihtsal põhjusel. Kui sa oled õues ja vihma sajab, käed lähevad märjaks, sa ei saa oma telefoni sisse. Näotuvastust põhimõtteliselt ei ole endiselt Samsungil. Oli, S8 ja nendel oli, kui oli see iirise ja selle infrapunaga. Aga see on jah, endiselt lihtsalt optiline, ehk siis see, mida kaamera näeb, mis tähendab, et kui sul on kas liiga palju või liiga vähe valgust, see ei tööta. Need sõrmehääl ja lugejaga on lisaks märjale veel üks probleem. Sa ei saa mugavalt kasutada kaitsekilesid. Ja nagu näha, siis selle telefoni, kas on näha? Vist mitte. Nagu selle telefoni, Jah, ta näeb rõve välja, aga seal on auk sees. Seal on auk sees, et tegelikult kile oleks selle kile või kaitseklaas oleks selle arvatavasti ära päästnud. Jah, mingid kallid on, mis väidavad, et töötavad, aga kas või Samsungi enda see kaitsekile, millega telefon tuleb, sa näed väga kergelt ära, et kui sa selle võtad maha, sul sõrmehääl ja lugeja hakkab tegelikult funktsioneerima oluliselt kiiremini. Aga ta on ikkagi aeglane võrreldes nendega, mis on sisse, ütleme, 300 eurosest Redmist, mille ülevaade on meil kuskil olemas paar kuud tagasi, et sellega võrreldes on ikkagi see in-screen teema, ta on aeglane. Ja siin ei ole ka nagu mingisugust järgmist astet, et Apple ja kunagi Huawei tegid seda infrapunapõhist näotuvastust, mida siiamaani teeb, mida ma olen kasutanud nüüd varsti 2 kuud. See on absoluutselt kõige parem ja kõige kiirem ja kõige loogilisem meetod oma telefoni sisse saada. Ma lihtsalt imestan, et Samsung ei ole siiamaani mingit sükest samalaadset süsteemi implementeerinud, isegi oma mingitel 1200 kuni 1700 eurostel telefonidel. Et see on, kui sa korra sellega ära harjunud, et harjud sa ei saa tam tagasi minna. Ma mäletan kunagi, ma seda Huawei Mate 20 Pro'd kasutasin, siis see oli täielik killer feature, nagu öelda, et sa võtad telefoni laua pealt ja sa oled sisse logitud ja see on turvaline ja töötab igasugustes valgusoludes ja ta on loogiline asi, mida teha. No, mul on endal praegu siin lauanurga peal vedeleb P50, mida ma ei ole julenud sisse lülitada, sellepärast, et seal ei ole paraku kõiki tsiviliseeritud maailma ühenduvusi. Ehk siis ma kogun ennast ja ma mingi hetk teen selle testi ära, sellelt peaks, ma ei ole kindel, aga peaks olema. No, ja muidugi siis see, et kellele pagan on vaja nii suurt telefonist? Ma mäletan, kui Note tuli esimest korda, siis ta oli ikkagi, ta oli 2G telefon. Et selles suhtes, kas ta on nüüd telefon või on ta sul väike tahvel? Ta on ikka täitsa telekas, et kui sa paned ta taskusse ilusti kenasti, nii, ta täidab sul siin tasku ära ja nüüd, kui sa istud, et kui sul just räpipükse ei ole jalas, siis su telefon läheb pooleks ja saad ekraanis nurka augu. Täpselt, et see on see esimene samm kuskile minnes, on see, et sa korkid ta taskust välja ja siis istud. Sest muidu sa kulutad 100 eurosid ekraani vahetuse peale ja võib-olla ka mingi raami vahetuse peale, mille sa ära painutad, mis ei ole ka võib-olla väga toreda asi enda teha. Mille puhul muidugi positiivne, nüüd päris S22 seeria, mis on uus, väidetavalt pidi tegema seda korpust oluliselt jäigemaks, aga nüüd on küsimus see, et 22 Ultra jäi kumeraks, ütleme, ta sarnaneb väga tugevalt vanale Node'ile, et kus tavaline S22 on konkreetse servaga järsk, et küsimus on see, et kas selle raami tugevust rakendati ka Ultrale või sai selle uuenduse ainult tavaline 22 ja pluss? Kusjuures olen, see on ka jumala küsimus. Ja tegelikult rääkides nendest pöörlevatest ekraanidest, üle serva vajuvatest. Ta on pildi peal ja kui sa võtad ta kätte ja need asjad on tohutult efektne. Aga igapäeva kasutuses on täiesti kasutu. Ja see on ka põhjus, miks minul on alati olnud korpused teemat. Esiteks on see, et kaitsmine ja minu elustiil ei võimalda ilma korpuseta kasutamist. Ja mul ei ole just väike käsi, et sa võid oma suure telefoni võtta ja vaadata, kas su näpud ulatuvad ümber telefoni kokku. Mul ulatuvad. Tubli. Aga samal ajal on see, et ühes käes need nurgad on kumerad. Et just ongi see, et mul on päris mitu korda on just see, et sul on alt servast midagi vaja ja siis sa toetad nimetist sõrmega ja ta lihtsalt sul,
vajub käest ära ja kui sul telefon oleks natukene more gripi, siis ta on kas nurgelisem või midagi sellist, aga see kumera nurgaks, siin ei ole mitte kuskilt, mitte millegagi näpuga teda haakida. Ja siis ongi, palun, korpus, nädalavahetusel muide, oli ühel Samsungi originaalkorpus, mis tagalt oli niisugune plastikklaas ja serva pealt oli niisugune nagu perforeeritud triibuline. Taganurgas oli siis niisugune klõps, et kuhu sa saad, mis kunagi oli kas äkki iPodidel või iPhone'il või mingil teemal oli ka, et oli see junn, kuhu sa said oma selle nööritüki panna. Samsungil mingi analoogne ja täitsa originaalkorpus ütles, et see on tema meelest kõige parem korpus, mis tal kunagi olnud, et see püsib ülihästi käes. Ja sul on see nöörijupp ja kuna ta sõidab kanuuga süstaga, ütles, et täiesti pekkis, paned kaela, põmm, rinnataskusse, mingit küsimust ei ole. Siin on näiteks see, et ma tahaks, aga siis ma peaks hankima talle mingisuguse koti või mis iganes asja, et tegelikult need nurgasaasad või mingid siuksed asjad on teema. Oi, muidugi. Või kas või kuskil, kuna täna telefonide kaamerad on piisavalt head ja ma arvan, et enamus inimestel ei ole mõistlik reisile minnes võtta kaasa eraldi kaamerat. Absoluutselt. Siis, üks asi on jah see, et näiteks sa satudki looduslikesse oludesse. Loogiline, et sa peaksid kuidagi oma telefoni kaitsma, et sul vanadel seebikaameratel on sul mingisugune nöör ümber käe, mis iganes ka juhtub. Ja teine asi on ka äravarastamine. Üks asi on varguse teema, aga ütleme, ma ei saa, millal sa viimati väljamaal käisid, aine? Just, kes see sul siin varastab, isegi vanalinnas ei ole käinud, et keegi võtaks. Aga kõige reaalsem oht on see, et sõidad süstakanuuga ja tahaks korra pilti teha ja ta lihtsalt kukub sul üle ääre. Et siis ta on sul... Palju sul süstakasutajaid on täna? Kõik need 5 inimest. Kuule, ma ei tea, siin sellel süsta kokkutulekul oli suvel ikka päris arvestatav kogus, vaata inimestel ei ole kodus mitte midagi teha, et siis minnakse metsa. Seda küll, jah. Aga ühesõnaga, see on siis siuke väike luigelaul nüüd minu lemmik Droidile ja täitsa isegi kurb olen, et see Note-seeria ära kaob. Teades, kuidas maailmas asjad käivad, siis võib eeldada, et mõne aasta pärast tuleb Note-seeria suure hurraaga tagasi. Kas nad seda nüüd Node'iks enam nimetavad, ma ei tea, sellepärast, et S22 võttis kätte ja Ultra on praktiliselt ära vahetamiseni oma disainilt siis Note 20, mõned elemendid on siis eelmise aasta Ultrast pärit ja ütleks niimoodi, et sina ütled, et see ei ole nagu toimiv lahendus, minu meelest on see, mõnes mõttes on ta loogiline, kuna Samsungil on neid line-up'e on nii palju, sest kuule vaata, kui tal tuli see viimased Node'id tulid välja, tal olid need väiksed ja mingid suured ja keskmised ja mida iganes. Ehk siis tegelikult nagu line-up saada selgemaks, et sa toodki selle ühe täislipuka, mille puhul võiks muidugi olla see, et ta on törtsus stabiilsem kui teised, aga ütleme nii, et me ei ole teadlikult oma esmamuljetest. Esmamuljed muide on YouTube'is olemas. Minge vaadake Samsungi Note või vabandust, S22 Ultra. Jah, tegelikult S22 seeria esmamuljeid. Räägime rohkem Ultrast, põgusalt mainime ka väiksemaid ja oma jälgijate vahel, YouTube'i jälgijate vahel, kes panevad siis alla kommentaari, mida nad tahavad konkreetsel videol. Jagame ka nänni, ehk siis vaadake üle ja sealt on siis nagu tore. Ja mis nänni, seda näed sa juba videost, kuidas seda võita täpsemalt, näed sa juba videost, et vaata ja sa võid midagi väga ägedat võita. Isegi mina tahaks sealt paari asja. Aga ainukene asi on see, et seal mõnda asja sul ei ole vaja, sellepärast, et sa ei ole Samsungi kasutaja. Jah, seda nüüd küll. Aga anyways, mis meil siis on? Seal teises videos räägime siis S22-st. Minul on siin taskus olnud, mis Node'il jäeti vahele, S21 Ultra. See on siis eelmise aasta üks tipp Samsungitest, et kui Fold välja jätta. Foldi puhul oli muidugi häda see, et Fold on ta näge. Ma arvan, et volditav telefon või üldse volditavad seadmed, rullitavad, mida iganes see lahendus lõpuks on mõnevõrra tulevik. Lihtsalt täna on see, et eks kõik algused on natukene valusad ja lihtsalt ta ei ole veel täiesti küps ja muidugi siin on see asi, et Foldi puhul sa maksad oma 2000 € ja sa ei saa seda kaamerat, mis sul on 1000 mis iganes eurosel telefoni.
S22 või S21, kuna Note oli ära kadunud, siis toodi variandina, et sul on korpus ja sul läheb pliiats siia külje peale, mis siis... Võrreldes Note'iga, kus see pliiats siis tuleb füüsiliselt aparaadi seest niimoodi välja, mis on kõige õigem koht talle. Ja seal juures oli ka see, et Note'il on pliiatsil sees aku, ehk siis sa saad teda kasutada ka puldina, mida antud juhul siis S21 ei saa, sest ta on siis niisugune passiivne lihtsalt pliiats, mis tunnetab sul, kui sa temaga midagi teed, ta on lihtsalt mingi pulk. Ja tõenäoliselt, kui ta oleks seal külje või nagu sees ja niisugune puldilahendusena, ma arvatavasti kasutaks teda törtsu rohkem. See on tegelikult väga, väga kihvt lahendus, ma saan siit mugavalt näha ka oleks, näed. Põhimõtteliselt see käitub siin puldina, niimoodi ma saan pilti teha. Ja see on üpris kasulik. Kahjud seda seal ei ole. Järgmisel generatsioonil on. S22 on olemas. Ja mis siis on? Võttes nagu põhiliselt, et S21 versus S22 etteruttavalt liiga palju muljeid ei avalda. S22 vajab uuendust. Ja kuidagi S21 on ka, et olgu, et ma vaatan, et kaamerad on puhtad, et sa saad selle telefoni kätte, sa lähed, teed need pildid ära, vaatad, vau! Ja siis juhtub see olukord, et need pildid mingisugune pool aastat läheb mööda ja mingil põhjusel nad enam ei ole nagu, sa kuidagi kas harjud ära või ma ei tea, millest see tuleneb. Et kuidas teil on, kui kiiresti sa harjud telefoni piltidega ära ja tunned, et kurat, et võiks nagu natukene parem olla? Ja, see on ülihea küsimus. Kui kauaks on telefoni kaamera rahuldav? Jaa. Sest ma just vaatasin siin mingisuguseid arvutimaailma vanu artikleid, mis oli aastal 2007 äkki, ja tulid välja toona pihuarvutid funktsionaalsusest väga sarnased, pliiatsid, värgid, möllud, kõik. Ja siis tuli Kaido artikkel ja kommentaaris oli kirjas, et kõigil telefonidel ei olnud veel VGA kaamerat. Pane kommentaari, kas sa tead peast, mis on VGA resolutsioon. Ja siis pane siia kõrvale, et kui palju on 108 megapikslit sellega võrreldes. Ehk siis ütleme nii, et aeg on liikunud päris palju. Jah, mitu megapikslit on VGA? Kas ta megapikslitki on? Võt täpselt. Mina tean. Pane kommentaar alla, kas sa suutsid ära arvata ilma guugeldamata. Et siis nii on. Mis tuli vahepeal tore leid. Samsung sai oma UI-le ja Androidile uuenduse Android, mis ta on 12 täna või. Ja kookisin välja siis vana DJI Mavic Pro esimese generatsiooni, mõtlesin, et pingi värk, paneks kohe lendama. Tuleb välja, et DJI äpp on Androidi Store'is uuendamata. Suhtlesin siis drone.ee abivalmi meeskonnaga küll hiljem, ma olin juba oma probleemi ära lahendanud ja siis nad ütlesid, et jaa, see kahjuks on normaalsus. Ja kui sul on vaja DJI äppi, siis mine tõmba see tegelikult DJI kodulehelt, et seal on päriselt kõige uuem versioon, sest sellega, mis App Store'ist oli põhimõtteliselt minu telefon keeldus töötamast. Aga see ongi selline, kui sa, et lennata drooniga 15 minutit, sul kulub mingi 30-40 minutit, et iga kord nagu see asi tööle saada. Kui sa võib-olla tihemini lendad, siis see kuidagi tuleb loomulikumalt, aga mul on iga ma ei tea, mingisugune 6 korra või 2 äkki või. See on küll jube tüütu tegelikult. Aga jah, nii, aga mis meil siis veel teemaks on? Tuli välja Canonil siukene vinge asi, mis oli, ütleme nii, et nii mõnegi poolt oodatud, kuna R5-l oli teatav ülekuumenemisprobleem, mida mõnevõrra siis leevendati tarkvara uuendustega, aga siiski päris sinnamaani jõutud, kuhu võinuks. Ja R5-le siis pandi põhimõtteliselt sihtotstarbeline filmimise nupp ja ventilaator, ehk siis kaamera läks mõnevõrra paksemaks. Selle konkreetse kaamera puhul on niimoodi, et ta on fotoseisukohast täielikult sama, mis on R5 ning juurde on siis toodud täielik nagu siis Cinema Canoni funktsionaalsus. Lisaport oli külje pealt näha ja kui sa lülitata siis filmimise režiimi ümber, siis ta läheb Canoni Cinema sinna menüüdesse asjadesse, et see ei ole sama, mis sul tavalisel, ütleme siis hübriidil või peegelkaameral nähtud.
Canon ise muidugi rõhutab väga tugevalt, et nende cinemakaameраtel või üldse, et neil on siis 4K DCI, mis siis on 4996 ehk siis 17:9 suhe, mitte 16:9, mis siis on 16:9 on siis enamik telekad. Ja nüüd on küsimus selles, et kui paljud hübriidid reaalselt on kasutuses selle cinema 4K salvestamiseks. Võib-olla ainult sellel juhul, kui sul on suured kaamerad, sa teed filmi ja sa kasutad neid, ma ei tea, 4000 euroseid või 5000 euroseid R5-i GoPro'de asemel. Ja, et ta on... Ja odav kaamera võrreldes mingisuguse C500-ga või? Jah, et kes on natuke võib-olla asjad tundmatum, siis neid kasutatakse niisuguste crash-kaameratena või ongi GoPro-dena sõna otseses mõttes, sest et kui sa teed oma filmikest ja sa oled rentinud niisuguse miljonise kaamera komplekti, siis see 5000 eurone kaamera ongi niisugune disposable. Et su miljonine kaamera maksab, selle rent maksab päevas rohkem kui see, et sa lähed poodi ja võtad omale 4 R5 ja need ära lõhud. Täpselt. Ja sisult on ta on R5 siis niinimetatud cinema versioon ja üle väga-väga pikkade aastate meil on jälle üks C-versioon, et eelmine oli üks DC, mida siiamaani tegelikult tohutult kaifitakse, mis on siis fotoaparaadi kujuline videokaamera, millel on omad plussid, omad miinused. Ja R5 sisunda tõesti, ta on 47 megapikslit, mis tegelikult videokaamera kohta on hullumeelsus. Alles on jäänud kõik fotofunktsionaalsused, autofookused, kaadrisagedus, paneb oma 20 kaadrit sekundis fotot, nii et müriseb. Et selles suhtes on nagu kihvt, et näiteks C70, mis siis oli väikese sensoriga, sellega põhimõtteliselt sa videole näiteks thumbnaili teha ei saagi. Ja, et nad ongi siis... Tegelikult on päris mõistlikult, et kui sul on vaja teha põhiliselt fotot ja mõnikord väike klipike, siis võtad R5 ja kui sa oled rohkem video poole peal, siis võtad R5C. Sest ega sellest hinnavahe ei olnud ka nagu see oli marginaalne. Aga siit on nüüd küsimus, et sina, kes selle järeltöötlusega rohkem tegeleb, et okei, toodi sul see cinema teema sinna kaamerasse sisse, kas siis toodi ka mingisuguseid paremaid koodekeid, asju, midagi, mis teeb nagu seda C-kaamerat oluliselt paremaks kui R5? Jah ja ei. Ja sinna toodi see 12-bittine nüüd RAW mingisugune asjandus. Sellest oli light versioon ka olemas? Tal on jah erinevad versioonid, et kui palju ta ruumi võtab, aga mul puudub absoluutselt igasugune kogemus. Küll aga see minu soov, et absoluutselt iga asi, mis teeb täna videot ja maksab rohkem kui 400 eurot, peaks tegema 422 10 bitti H264. Et see peaks olema täielik standard täna. Ja mida me oleme siin enne ka puudutanud, et millegi pärast Canon on võtnud nüüd selle niisuguse tuleviku koodeki idee ja kui sa tahad, nii palju kui mina tean, kui sa tahad salvestada 10 bitti 422, siis sa pead seda tegema selles vastikus H265 pakendis, mille kokku panemiseks on sul sisuliselt täna võimalik osta üks 6000 eurone MacBook Pro, mis on sisuliselt ainuke, mis seda oskab korralikult lõigata. Mis on niisugune paras peavalu ausalt öeldes. Ja tänu sellele ongi, et ta on hästi tulevikule suunatud kaamera, millest on ühelt poolt aru saada, aga teiselt poolt ma ei kujuta ette, kui paljud näiteks produktsioonimajad jätavad tänu sellele täna ostmata. Sest et kui sa mõtled, et ma pean nüüd terve raudvarapargi, millega me asju lõikame, ka välja vahetama nüüd selle väikse kaamera uuendusega, et sa pigem jätad selle täna tegemata. Jah, et selles suhtes on, et RAW on 12 bitti, aga 10 bitti 422 intraframe, mis see on? See ongi nende see niinimetatud all-i või siis niisugune hea suur pakend. Aga see siis ei... Tema vist... Kas see on siis... See on siis 2, mis koodek? Minu arust see on ka nüüd ära pakendatud hästi tobedalt, et ongi, et see põhiasi on see 10 bitti 422 HEVC, eks. Ma võin ka ma ütlen ausalt, ma võin täiesti bambusesse panna, sest et ma ei ole ise seda kaamerat kasutanud. Aga loodetavasti ikkagi need koodekite asjad arenevad ka Canonil. Ja saame kasutada ka erinevate masinate peal neid kõiki asju.
Aga no ega tast ei oskagi rohkem midagi juba rääkida, et võib-olla see kõige kihvtim asi ongi täpselt see, et tema just kasutamise teekond. Ehk siis, kui sa keerata videorežiimi, siis sul on need igasugused... Ta on sul full-blown cinema kaamera. Täpselt, sul on waveformid seal olemas, sul on false color seal olemas, sul on focus peakingud seal olemas, ühesõnaga su shutter angle ei ole enam mingisugune 1:50, vaid ta on päriselt 180 kraadi, et sa saad ise muuta neid kraade, nii nagu peab ühel videokaameral olema tegelikult. See on selles suhtes äge, et tegelikult me oleme hästi pikalt ka Canonile ette heitnud, et sul on kõik need funktsionaalsused on olemas, aga näiteks, et kui sa tahad saada waveformi, siis sa ei saa sebrasid või mingid sellised asjad, et sul on kuidagi nagu poolikult see, et cinema kaameratel on see olemas ja sealt sa saad väga konkreetselt aru, et loodame, et mõni cinema kaamera, Canoni cinema meile ikkagi testi lõpuks jõuab ka, et kui sul oleks huvi Canoni cinema testi vastu, mis teada tahaks? Kas üldse kasutatakse täna hübriidkaameraid video jaoks või mitme? Mis te tegelikult teete? Aga ega meil selle R5C kohta rohkem miskit ei ole. Küll aga mis on tegelikult äge, mis tuli täna? Täna tuli välja siuksed toredad asjad nagu Canoni RF800, F5.6 ja RF1200. Kui palju? 1200. Ja tead mis? See töötab ka extenderiga, ehk siis sa saad sellele panna 2 korda extenderi vahele ja saad 2400 millimeetrit. Kas see on täiskaadrile suunatud? Ja täiskaadrile. Ja tead, mis on selle juures veel tore? Et Canon on 1200 EF-i tootnud enne. See maksis umbes 120 000 eurot ja seda toodeti ainult eritellimuse peale, ilmselgelt. Täna saab selle objektiivi, täna võib-olla on natukene palju öeldud, aga põhimõtteliselt saab seda objektiivi hakata ostma 25,500 euro eest. Peenraha. Võtame 4. Võtame 4, nii. Ehk siis see Võta mulle 2 tükki ära. Harimatule inimesele, kes ei ole profi videotehnikaga kokku või ütleme siis profi fototehnikaga kokku puutnud, siis tegelikult 1200 millimeetrit, see võib-olla tundub niisugune, et mis see ära ei ole. Tegelikult siukest klaasi ei ole mitte ühelgi teisel tootjal. Canoni oma oli hästi pikalt siuke vau, aga täna ta on ikkagi, ütleme siin meediamajadele täiesti aktsepteeritavas hinnaklassis ja sealjuures ka saadavuses. Ehk siis sul on ikkagi põhimõtteliselt 100 000 eurot võetud hinnalt maa. Ja muidugi seega, et RF-versioon on eelmisest 13 kilo kergem. 13 kilo ja 30 senti lühem. Ehk siis, kui ta ennem kaalus mingisugune 16 kilo, siis täna kaalub ta 3,5 kilo. Ehk siis tegelikult see RF oma lähema bajoneti ja kõigega ikkagi andis mõned eelised juurde. 800 millimeetrit oma 5.6 avaga ei ole nii vau, aga maksab, ütleme seal 20, natuke alla 22 000. Kui Nikoni ekvivalent on siis 17 000 eurot, pikkus on neile enam-vähem sarnane. Et selles suhtes on nagu siukene, jah. Meil on üks siuke pikem pull omal ajal tehtud, kui ma nüüd selle üles ka leiaksin, kus me oleme jooksnud ühe pika objektiiviga mööda metsa ja võrrelnud seda autoga, siis tänased auto hinnad muidugi on kasvanud nii astronoomiliseks, et enam vist selle 25 000 eest ikkagi autot ei saa. Kuule, ma arvan, et sellest saab ikkagi selle sama auto, millega me võrdlesime, siis Dacia Dusteri saab arvatavasti siiani väga mõistliku hinnaga, ehk siis ma ei tea, et Dacia Duster 25 tonni eest on tõenäoliselt väga hea ja konkreetne objektiiv, mida me siis hetkel näitame, oli, mis ta oli, 100-400 äkki või? Midagi siukest, 13 tonni maksis ta tol hetkel. Ja oli extenderiga 1,4, ehk siis sa põhimõtteliselt said ta väga kärmelt muuta 400 pealt, mis ta siis on, 600 peale vabandust. Midagi, jaa. Et vaatame, kas me leiame üles need sellest nagu tolle... Jah, oli 200-400 ja 1,4 korda. Nii, aga mis meil siis...
Kurat, see oli juba hullumeelselt suur. See oli hullumeelselt suur. Ja mõtle, 1200 EF on nagu absurdselt suur ja nüüd see 1200 millimeetrit on sellest pakun, et väiksem. Küll aga 2 korda kallim. Aga nagu selle kohta öeldakse, et hashtag ära ole vaene. Jaa. Aga kus sa kasutad 1200 realistlikult? Millised on need inimesed, kellel on vaja 1200? Loodus, sõjakolded, sport, meediamajad, tahad mõne kuulsuse ilusaid silmi näha. Jah, portree. Et selles suhtes jah, et kui siukene klaas tuleb saadavaks, siis miks mitte. Et siin hiljaaegu käis, ma ei mäleta, mis see Sony kõige suurem oli, mingisugune 600 või 400 või? Minust on 600. Jah, et saadavus on kasin ja just siin, kes see oli, kes see poiss oli, kes käis just Põhja-Soomes sotsmeedias pani Atson, mis nende nime, Pekki, kolmikud. Igal juhul üks käis oma neiuga siis tundras matkal. Muidugi, kas need päris tundrani otsapidi jõudsid, see oli see... No neiuga matkal ja toru. Neiuga matkal ja toru ja siis oli jah just, et fotopondi kaudu nad suutsid saada siis ikkagi selle vähe tumisema teleobjektiivi, et ütleme niimoodi, et sihtrühm on olemas, kes ostab neid suuri torusid. Ja see oli näiteks ka, et kes ostab kalleid kaameraid. Tegelikult loodusfotograafid on. Et kui näiteks pressifoto on niimoodi, et neil see kaamerate vahetus käib mingisuguse regulaarse tsükliga ja seal ei ole mitte mingisugust pistmist sellega, kas uus kaamera tuli välja või mitte, siis loodusfotograafid on oma eelarve peal ja sisuliselt on see, et kui uus tuleb välja, siis nad vaatavad, see on äge ja ma lähen selle ostan. Seda küll, jah. Aga need pressifotograafiat on ka, et seda jääb kahjuks maailmas järjest vähemaks ja ka suured meediamajad tegelikult. Loomulikult, kuule, come on, mis 1200 millimeetrit, sellel on 100 korda kosmose zoom. Jaa, et selles mõttes, et meie räägime siin loodusest ja portreedest, siis Samsung ütles, et sina pildista Marssi. Jah, just, ja selles suhtes 1200 millimeetrit. Palju sul mees zoomi on? Null, jah, lihtsalt paned ette, ongi kõik, ja siis pead mingi jubina sinna vahele panema, kui sa tahad veel 2 korda. Ei, mina vajutan ühte nuppu ja on olemas. Ma saan ninakarvatsid pildistada ilma mingisuguse suure kaamerata. Maksad seal 10 000 selle objektiivi eest. Kellele on vaja fotoaparaati? Sul on telefonis kõik olemas. Päriselt. Täpselt. Miks? Mille jaoks on vaja üldse fotokat? Kas tõesti kaameratootjad on ogavad? Kas nad toodavad ise endale neid? Lihtsalt toodavad sellepärast, et endale meeldib. Yeah. Tehakse lihtsalt pikk toru, maksab auto hinna ja keegi ju tegelikult ei osta. See on ju supersuum. Palju me aega oleme raisanud? Ega me ei olegi. 34 minutit. 34 minutit. Nii, aga teeme siis ka... Anname ära midagi. Anname ära midagi. Mõne aja eest oli siis meil HP printeri välimäära. Tegelikult oli see, et kuidas üldse lahendada oma printeritel levinud probleeme, mis vahet on erinevatel printeritel ja HP andis meile ära loosimiseks ühe kobeda laserprinteri ja nagu lubatud, siis printeri võidab endale üks video all kommenteerinu ning Gert paneb kohe pildi sinna kenasti. Teeme ausalt siis. Teeme seekord ausalt. Nagu mitte, et me eelnevad korrad oleksime pahasti teinud, aga nüüd me näitame ka seda protsessi. Vajutan siit ühte nuppu ja juhtub nii. Ma panen meid ka sinna. Kus me olla tahaks? Äkki me tahame seal olla. Raju. Opsti. Ehk siis kenasti on niisugune tore totalisaator, kuhu on siis sisse toksitud ja kordused sealt välja, muud vist pole vaja näppida. Las ta võtab nüüd selle, vajuta sealt alt nuppu, seda sinist, tumedat. Seda? Ja, siis ta võtab need kommentaarid meile kolinal sisse. Upsti. Nii, palju ta näitab seal? Upsti, not enter the right YouTube video URL. Ohoo. Kas HTTPS-id ja asjad on kõik õiged või? Tundub küll, jah. Nii, aga ma võtan korraks selle pildi sealt eest ära. Otsime õige video. Võtame selle õige lingikese ette, on ju. Link võis katki minna. Link. Nii, link on suurepärane. Nii, ja võtame nüüd, ära sina mängi rohkem. Ei, see on vale koht. Nii, paneme selle siia. Vaatame, kas nüüd töötab või? Nii, proovime nüüd. Võttis kommentaaride koguse meil ilusti kenasti sisse ja nüüd kerib natukene siis alla
ja näitame siis suvalist reklaami, millega me ei ole üldse seotud ja kahjuks me selle eest ei... Sul on seda vajutama? Jah. No nii, põmm. Ja võitjaks on meil... Reigo Liiv, palju õnne. Kirjuta siis mulle email marko@am.ee ja saad oma printeri kätte endale sobilikul meetodil. Jah, ja Reigo kommentaar oli ka kihvt tegelikult. Eelmine Samsungi printerskänner enam ei prindi korralikult, jätab triibud ja on liiga hele ka uue tooneriga. Lapsed tahavad värvimiseks pilte printida. Väga mõistlik, kusjuures kasutan isegi nende põhimõtteliselt pildijoonte välja printimiseks väga mugav lahendus. On. Ja nagu me teame, siis jätab triibud ja liiga hele. Reigo, oled sa kindel, et sa ei kasuta odavat analoogtoonerit? Täpselt. Kui kasutad, no igal juhul seadul on see. Nii, aga kuna meil natukene veel on aega, Gert, mis sina arvad volditavatest? Ma pean nüüd olema see kuradi advokaat ja ütlema, et volditavad on teemad tol hetkel, kui tuleb esimene i-volditav välja. Et siis lähevad volditavad teemadeks. Aga mis sa arvad, kas on päriselt parem ka Samsung Foldist? Ei, seda mitte. Ta lihtsalt on see indikatsioon, et kahjuks meil selles nutitelefonide maailmas on lihtsalt üks kloonimine käib ja millegipärast kloonivad kõik ühte ettevõtet. Et võiks vahelduseks... Sa mõtled, et Apple kloonib siis Samsungi või? No ikka vice versa on kahjuks läinud see viimasel ajal, et vähemalt viimased 15 aastat. Et jah, aga see selleks. Põhiasi on see, et keegi peab andma selle indikatsiooni, et ta on valmis tulema mainstreami ja kõigini. Sest nii palju, kui mina olen täna neid volditavaid kasutanud, siis see kogemus on pigem poolik. Et ta kindlasti ei ole valmis toode, mille sa peaksid täna poest ostma. Vähemalt see on minu isiklik tagasihoidlik arvamus. Ja see tuleneb sellest, et tarkvara ei ole korralikult kohandatud. No selles suhtes küll jah, et kui võttagi siit nüüd niimoodi kõrvuti, et selle form factor on siukene, ta on pikk ja kitsas ja samal ajal on siis see, et okei, aga mis siis niimoodi, et aga teistpidi ta on jälle suur ja neljakandiline. Ehk siis tegelikult on rakenduste tugi suhteliselt kasin. Et meile, see on nüüd siis Fold 2, meile lubati siin võrdluseks saata ka viimane Fold 3, mis siis eelmise aasta lõpus Node'i asemel välja tuli. Ehk siis näha, et kas on mõningast parendust toimunud. Loodame, et on, sest sellega oli, ütleme näiteks Instagramide ja asjadega, ütleme nii, et need rakendused võiksid olla responsive, mis iganes see eesti keeles ka ei ole. Ja paraku nad ikkagi ei ole, et nad ei suuda igasugust küljesuhete ja asjadega toime tulla. Aga mis see teine Samsungil oli, see mis käis? Flip. Oli Flip, on ju? Ja, Flip on siis, kuidas nüüd öelda... Pilti ka näidata. Mitte risti, vaid piki pooleks või? Teistpidi, see on päris hea siuke indikatsioon, et milline see välja näeb. Minu arust see on, ütleme, väga hea jutualustaja. Sa ei võida midagi otseselt, sellepärast, et ta taskus võtab ikka ruumi. Kusjuures mitte nii hullusti. Näiteks naljaks, et seda hästi palju reklaamiti kui naiste käekotitelefoni ja kuigi see on jumala vale, sellepärast, et nii palju, kui ma tean naisi, siis nendel just tänu käekotile on nagu need kõige suuremad ja pisikesi telefone enamasti küsivad ja igatsevad just meesterahvad. Mina. Ehk siis siin küsiti ka, et just Samsungi see S10e ja niisugune tore nunnu ja näiteks S22 tavaline versioon on ülikõva. Oluliselt väiksem, et ta ei ole küll, ütleme, seal iPhone'i väiksed mõõdus veel, aga ta on ikkagi, kui sulle ei meeldi puuvili, siis ega sul valikut väga palju ei ole. See on jah, et leida endale premium-klassi telefon, on ju. Sealjuures, mis oleks veekindel. Jaa, vot see on, jaa. Aga nendest kokkukäivatest, et see ongi see üks meetod ja teine asi on see, et see kokkukäivus on, ta on nii värske, sest et ärme unusta, et see tänane nutimoblafon on nüüd 2007 aastast on arendatud. No, kui Kaido kirjutas 2007 veel pihukatest ja esimesed tulid 90, kas 97 olid mingid... Aga see tänane form factor, nii nagu me teame seda, et sul on
ekraan on ju ja ta on siuke võileib klaasist. Et see on nüüd tegelikult ju 17 aasta arendus. Kui ma õigesti ei mäleta, siis tegelikult iPhone ütles, et nad tegi tõesti uut ja midagi vinget, kuigi minu meelest kas Compact või kes pagan see oli, tegelikult tegi väga sarnase asja, aga lihtsalt nad ei saanud seda kõlapinda, mida toona sai Apple. Jaa, no esimene Apple'i mingisugune pihuarvuti oli ka tegelikult 90 midagi juba. Et see asi ei läinudki käima, sest üks asi on see, et kes teeb esimesena, teine asi on see, et kes selle asja päriselt tööle paneb. Ja kui pikalt me eeldasime, et telefon saab olema hoopis midagi niisugust ülikompaktset, mis sul on käe peal. Sest mingi hetk oli ju see, et need nupuga telefonid läksid muudkui aina väiksemaks, siis kes seda suurt tahab. Ja siis oligi, et kui tulid esimesed siis mingid node'id ja asjad välja oma 6-tollise ekraaniga, siis oli täiesti mindblown, see on, et kes see seda ostab ja see on mõttetu ja niimoodi 6 tolli on tänapäeval, ütleks, et isegi pigem võib-olla väike telefon. Jaa. See 2011, see on täitsa vale. Nissan Note hoopis. Ma mäletan seda momenti, kus see 2011 aasta Note tuli, siin on hea pilt sellest kohe. No, see tundus lihtsalt selline tablet. See oli crazy. Ta oli crazy ja ta oli crazy sellepärast, et kui iPhone oli standard, siis mis see oli 6 tolli või mis iganes 5 tolli? Muffigi, et kui sa pane see pilt korra siin, niimoodi ja nüüd vaheta. Või see on nagu, et me kujutame ette, et Match Wow on nii suur telefon ja samal ajal, kui me võtame, ikkagi mul on pigem suur käsi, et ta on enam samamoodi ja nüüd vaata tegelikult kui palju on... Pool ekraani on täis praegu seda telefoni lihtsalt. Et see on lihtsalt veel suurem, et tegelikult kas siin ei ole seda kirjas mitu tolli tali või? Vaatame kohe. Kus ta on? 5,3. 5,3, ehk siis tegelikult on see, et see on, ma ei tea palju, mingi 6 midagi. Et see oli 5,3, nii suur telefon. 5-tolline telefon tänapäeval on ikkagi, ma ei tea. Väike. Tibatillukene. Ta on tibatillukene. Lukuauk. Ta on väike, jaa. Ja ongi, et need foldide point olekski see, et sa saad rohkem väiksema siis footprindiga, mis on tore, aga täna ongi see, et ta lihtsalt tarkvaraliselt ei ole veel valmis. Sest et Droid tegelikult väga hästi teda ei toeta, tarkvara ei toeta ja ma saan aru ka, et kui isegi need suured tarkvaratootjad ala võtanud Meta, kes ei suuda isegi Instagrami optimeerida, et tegelikult nendel on see finants. Aga nüüd mõtle selle peale, et sa oled ütleme, modernse ajastu nutitelefoni kasutaja, mis tähendab, et sul on mingid väga konkreetsed aplikatsioonid, mida sa kasutad, mis võib-olla ei ole ettevõtte poolt, kes on triljoneid väärt, vaid on mingi väiksem arendaja, kelle lihtsalt ei ole seda finantsi, et nüüd hakata veel eraldi mingile kategooriale seda asja arendama, ta võib-olla lihtsalt ei teegi seda. Ja seda enam, et neid on nii palju vähe. Täpselt. Et sul ongi, et palju sul neid palju sul neid folde, ütleme, globaalselt müüdud on võrreldes mingite S-ide või mida iganes. See on käputäis, kadub väike protsent. Täpselt. Aga renditud küll. Jaa. Võtame otsad kokku. Palju õnne võitjale. Kirjuta palun. Siin siis küsimus kõigile, kes selle jaksasid lõpuni vaadata, et millest me võiksime veel rääkida, millest me võiksime süviti rääkida, mida me võiks põgusalt puudutada. Mina olen küsinud seda, et kas teid huvitaks ka looduse teemalised asjad, ma ei tea. Täpselt. Võtaks elektrilised või need robotmuruniidukeid äkki testida. Või siis akumootor saagi, mina võin sellest rääkida pikad päevad, Kertis ja mitte midagi aru. Või räägime söögist. Ja, näiteks kuidas lõkke peal süüa teha. Kuidas lõkke peal süüa teha ja kuna üks burgeri ülevaade läks väga hästi, siis inimestele meeldib vaadata, kuidas Marko sööb. Kas võib teha täiesti eraldi kanali, Marko sööb. Või siis ongi, et ma võin õpetada inimesi, kuidas butter chickenit teha. Et saab igasuguseid asju välja mõelda. Täpselt. Ega me ka ainult tehnikaga tegele. Et see on tehnika on päeva lõpuks asi, mida me kasutame selle jaoks, et oma igapäeva tööd teha. See tehnika on selle, ma kasutan telefoni selle jaoks, et retsepte vaadata. Kuidas navigeerida metsas? Mina kasutan taimerina, kui ma midagi keema panen. Kui kaua sinu munad keevad? Kuni on valmis. Kuni on valmis, jah. Kuni on kõvad. Aga mis siis ikka, et tõmbame otsad kokku, järge hobuse riistu käppige ning herneid hinna toppige. Kohtume järgmine kord ja pange oma kommentaar alla. Like, share, subscribe.
ja aitäh! Ja mingid matkaülevaated on teises YouTube'i kanalis, mida ma siis täitsa omast lõbust teen. Kanali nimi on Mine metsa. Jah. Tšau! Back on deck.